tundub, et meil on palju ühiseid probleeme, just probleemidest räägiti. Ma tegelikult energeetika kohta ütleks nii palju, et pärast teist maailmasõda Euroopas ehitati väga palju elektrijaamu, et Eesti moodne energeetika sai alguse 50-ndatel, kui Narva hakati rajama suuri elektrijaamu ja me täna ikka veel peamiselt kasutame neid tehnoloogiaid, mis seal on. Ja energeetikas on üks trend, mis on olnud teada pikalt, on see, et kui sa metalli väga kaua kuumutad, siis ta lõpuks lihtsalt lõpetab oma eksistentsi. Ja see probleem on olnud meie ees teada juba 20 aastat, aga kuna viimane 10 aastat Euroopas energiahinnad olid elektrisektoris väga madalad, siis tegelikult sellega väga ei tegeletud. Ja see ka kindlasti oli meie idanaabri üks eesmärke viia elektri hind ja gaasi hind nii madalale, et inimesed ei peaks igapäevaselt mõtlema sellele probleemile, mis meie ette tegelikult pannakse. Ja nüüd see, mis on juhtunud natukene siis supertormina. Et peale selle, et meil oli COVID-i kriis, tarneraskuse kriis uutele tehnoloogiatele, näiteks päiksepaneelid, inverterid, akud, aga ka täpselt samamoodi nagu põllumajanduses, ka meie saime pihta meretranspordiga. Ja kui me sealt nüüd edasi lähme, siis täpselt samamoodi Ukraina kriisiga. Sest et meie sektoris täpselt samamoodi me ehitame asju, mida toodetakse neid Hiinas enamasti, et tahame mõelda, mida me tahame, et me Euroopas midagi toodame, aga iga komponent energeetikas, nii gaasi elektrijaamas kui põlevkivi elektrijaamas on tegelikult made in China komponendiga. Et see on väga emotsionaalne arutelu alati, et paneelid tulevad ainult Hiinast, siis tegelikult vastab tõele vastupidine, et viimase 40 aastaga me oleme suutnud jõuda sinnamaani, kus me oleme. Aga üks positiivne asi ka siit, et Eestimaa on esimest korda läinud hinda ja ma arvan, et viimase 4-5 aastaga kõikidele teile juurde on tulnud aina rohkem ja rohkem taastuvenergia ettevõtteid ja öelnud, et me oleme nõus maksma teile renti ka lihtsalt selle eest, et te tuleksite notarisse ja sõlmiksite lepingu või siis esialgu nad tulid seda ostma võimalikult madala hinna eest ja need pakkumised lähevad aina paremaks ja paremaks ja paremaks. Miks see kõik nii on? Üks asi on see, et meil see tehnoloogia, mida me kasutame elektri tootmiseks ise oma riigi territooriumil on vanemaks jäänud, aga sama asi on juhtunud üle kogu Euroopa. Ja nüüd me oleme jõudnud sinna olukorda, kus kohas ka Vene gaasi turul ei ole, mis võttis meie piirkonnas 30% siis elektrienergiast, ehk siis maagaasist toodeti kuskil 30% kogu sellest, mida me igapäevaselt tarbisime kodudes, et tuleb põlemas hoida. Aga see kõik on möödanik. Ja nüüd on vaja muutuda, sest et selle muutumise vastaspilk on see, et see, mida me kogeme ja mida maainimesed maal kogevad, hakkavad linnainimesed ka linnas kogema. Üsna tavaliseks näideteks on Ameerikas mõned osariigid, kus kohas selle probleemiga täpselt samamoodi vältimise teel tegeleti ja kus kohas täna California osariigis on väga tavaline see, et on iganädalased graafikud ja päeva keskel öeldakse sulle, et 2 tundi võrgus elektrit ei saa. Et olenevalt, kus piirkonnas elad, siis täpselt nii ongi. Ja see ongi see põhjus, miks energeetikaga laiemalt on hakatud tegelema, miks Euroopas sellest üldse räägitakse ja miks räägitakse erinevaid lugusid energeetikas omakorda. Et on olemas taastuvenergeetika, siis selle kohta räägitakse hirmulugusi, on tuumaenergeetika, selle kohta räägitakse hirmulugusi, aga kõikide nende lugude üks suuremaid võitjaid täna on need, kes on täna turul olemas. Need samade vanade varade operaatorid, sellepärast nemad on need, kes saavad seda kõrget elektri hinda. Ja see on kõik tekkinud nende enda tekitatud probleemist. Ehk siis meid kutsutakse üles mitte muutuma, meid kutsutakse üksteisega argumenteerima, kumb on ägedam, kas tuuma või taastuvenergeetika. Minu sõnum on see, et mõlemat on vaja. Ja taastuvenergeetikast ma tulin siia rääkima, sest tuumaenergeetikaga natuke keerulisem. Siin on taastuvenergeetika võib teile päriselt pakkuda
pakkuda lahendust ja võimalust, millest tegelikult on mõistlik kinni hakata. Ma alustan seda nagu üritasin otsida välja viimase aja positiivseid lugusi Pärnumaalt, et kuidas võimalustest peaks kinni hakkama. Et üks asi on see, et kukkuvat nuga on raske püüda, nagu me eelmistel slaididelt nägime, et turud olid üleval, nüüd kukuvad alla, aga tegelikult on see, et taastuvenergeetikas on väga palju võimalusi. Ja üks huvitav trend on see, et mina ütleks niimoodi, et kõige olulisem fakt on see, et maa on väga palju täna Eestis ikka veel põllumeeste oma. Ja ma arvan, et tänane see olukord energeetikas võimaldab teil seda täpselt samamoodi ka jätkata tulevikus. Et te ei pea seda kohe müüma, energeetikas ei ole olemas selliseid graafikuid, nagu varem näidati. Meil on energiat puudu ja meil on energiat puudu järgmiseks 30 aastaks. Ma räägin täpsemalt ära, mida te oma maaga võiksite teha hiljem, aga ma tahan teile öelda seda, et kui keegi kutsub teid üles kiiresti tulema notarisse, kiiresti sõlmima lepinguid, siis suure tõenäosusega see on halb tehing. Täna on olemas Eesti turul kuskil 4-5 professionaalset ettevõtet, keda te suudate täpselt samamoodi nagu näiteks vilja müües suudaksite nad omavahel kauplema panna, siis kuna see turg on läinud väga laiaks, siis ma arvan, et võttes natuke aega, mitte kiirustades, tegelikult jõuate ise endale parema lahenduseni ja sellise lahenduseni ka, kus kohast ei pea oma maad täna müüma. Mis siis taastuvenergeetikaks vaja on? Üks asi on inimesed. Inimesed, ma mõtlen selle all inimesed, kes oskavad neid projekte arendada ja kes oskavad neid ka ehitada. Järgmise asjana on raha. Ma toon lihtsalt tänaseid näited, et ka meie sektoris kauba või sisendhinnad on tõusnud, ehk siis kui väga pikalt tehnoloogiat odavnesid, siis nad on hakanud ikkagi ka tõusma, sest et meie sektoris on samamoodi palgad, metallihinnad ja veel ka erilised muldmetallihinnad on olnud tõusuteel, aga seal on ka tegelikult väga palju positiivset. Et viimase kolme aasta jooksul on see olukord läinud sinnamaale, et päiksepark mahub täna 1 megavati kujul, nagu kui ta enne oli 2 hektarit, siis ta täna on 1,1 hektarit. Aga see on ärivõimalus, sest see sama 1 megavatt päiksepaneele, selle ehitamine, rajamine maksab ikka sama palju. Ta võtab lihtsalt maad vähem kasutusele, mis on teile jällegi plussina, sellepärast et kui enne tulid arendajad rääkima, et meil on kindlasti vaja seda 2 hektarit, siis tegelikult te saate selle 2 hektarit, et te tegelikult saate selle 2 hektari eest juba praegu 3 aasta perspektiivis on saadud nagu oluliselt rohkem raha. Ja siis omakorda tuuleenergeetikas, et ühe tuuliku alune, tuulik, ma arvan, kõige rohkem segab põllumajandust just selle poolest, et on hea maaparandus küll, aga palju suurem probleem on teed ja platsid, millega tuulikuid nagu teenindada, sellepärast et tuuliku alune vundamendi osa, ta võtab kuskil vähem kui koos selle platsiga kuskil 5000 ruutmeetrit, et ta ei võta väga, ei sega ristkasutust. Just põllumajanduses. Päiksepaneelidega on see teistmoodi. Ja siis see kolmas komponent on maa. Ja ma tahaks öelda seda, et see on väga oluline komponent ja seda ei tasu niisama väärtusena kaotada. Et kui meie sisenesime siia turule, siis me sisenesime sellele turule sellel momendil, kui me enne olime müünud 4 Energia maha Enefit Greenile ja siis me hakkasime vaatama, et miks Eestis on alajaamade ja võrgualused maad nagu kajastatud nagu rämpsuna. Et meie arvates on see potentsiaal ja võimalus, et kui võrk on lähedal, olgugi kui halvas olukorras ta on, siis mingi aja pärast võrguettevõte tahab seda hooldada tahab seda võrku korrastada, et ta peab mingi moment seda tegema, et isegi kui ta täna ei tee, võib-olla 5 aasta pärast teeb. Ja kahjuks me tulime Tallinnast suhtumisega ja õppisime üsna kiiresti, et tegelikult me ei saa jätkata maa kokkuostmisteed, et me saame jätkata ainult nii, et me hakkame tegema maaomanikega koostööd, sellepärast et me tegelikult rikume selle turu ära ka tänastele maaomanikele. Aga fakt on see, et Baltikumi turule maa poole pealt on sisenenud päris palju erinevaid fonde, kes on tulnud siia siis lääne pensionifondide rahadega.
kes tahavad osta just ära selliseid asju nagu vanad kolhoosihooned, mis varasemalt ei olnud sellises väärtuses, kes tahavad osta liinialuseid alasi ja kes tahavad ära osta ka alajaamu. Ja nad tulevad seda tegema sellise perspektiiviga, et see perspektiiv on nende jaoks kuskil 30 aastat. Ja sellepärast ma ütlen ka seda, et kui teil on vähegi võimalik, siis ärge mõelge selle peale, et ma esimese asjana pean selle kellegile nii-öelda ära andma või et ma vahetan selle peenraha vastu, et näed, et see arendaja lubas mulle selle maa eest renti, mis on ainult 2 korda suurem sellest maast, mis on põllumajanduskasutuses. Et tegelikult need numbrid on oluliselt erinevad ja see, kui palju maa on selles protsessis väärt, on täpselt sama palju väärt kui see raha, mida sinna tuleb sisse panna ja need inimesed ka, kes seda teevad. Ja kui keegi tahab teile väita seda, et see nii ei ole, siis ta tegelikult lihtsalt, ütleme niimoodi, räägib endale kasulikku juttu. Tehnoloogia vaatavõttest, et siin on palju erinevaid graafikud ja jooni. Siin on väga palju oluline on see, et need jooned, mis näitavad alla, et miks me üldse räägime päikseenergeetikast, et mõni aasta tagasi veel, ma võin ise öelda, et 5 aastat tagasi päikseenergeetikasse olles nii-öelda tuuleenergia arendamisega Eesti Vabariigis tegelenud, me isegi ei vaadanud sinna poole. See oli liiga kallis, see ei tasunud ära, tehnoloogia oli ebakvaliteetne, siis päikseenergeetikas võib täna seda öelda, et see kvaliteet on tõusnud märkimisväärselt. Et isegi viimase 3 aasta jooksul on tavapaneeli eluiga ja elueaks peetakse seda, et tema efektiivsus väheneb 20%, siis see periood on suurenenud 25 aastalt 35 aastale. Ja ainuke asi, mis päikseenergiapargi puhul kulub, on siis tegelikult inverter, mis kulub ära, aga need paneelid seal katusel siis 35 aasta pärast on võimelised ikka tootma veel 80% tema lubatud nii-öelda algsest tootmiskomponendist ja see on üsna unikaalne milestone või siis selline verstapost selles protsessis, sellepärast, et me oleme tegelikult sellega möödunud tuumaelektrijaamast, aga tuumaelektrijaama puhul on see, et teda on 2 korda siis selle tsükli juures hooldatud. Päikseenergiapargi puhul on tõesti, et peate nagu ikka arvestama, et inverterit iga 10 aasta tagant te peate vahetama, aga väga palju asju on muutunud. Ehk siis te saate oma maale anda päikseenergeetikaga väga tugevalt lisandväärtust. Ja kui me räägime sellest, et mis tingimustel täna pangad annavad laenu, siis see tähendab seda, et kui vaadata väljas elektri hindu praegu, siis see lihttasuvusperiood on siis niisugune 5-6 aastat. Ja ülejäänud selle elutsükli ajal siis ta on teil seal olemas ja ta toodab siis teile nagu mõndadele inimestele võiks öelda, nagu mõned inimesed ütlevad, et tasuta elektrit. Et jah, taga võib ka juhtuda midagi, aga teda on väga lihtne kindlustada. Ütleme, kuskil 100 kilovatti päiksepargi kindlustamine maksab 100 eurot aastas. Ja sellega tähendab seda, et kui te kaotate ka selle toodangu, siis see toodang asendatakse teile. Komponendid makstakse kinni, et tegelikult see maailm on väga palju lihtsamaks läinud võrreldes sellega, mis ta enne oli. Mida siis teha? Et ma panin nagu kokku paar komponenti. Esimene asi on see, et vaadake nagu üle oma tarbimine. Täna on, kui me räägime just nagu tarbimisest farmide juures, et ma arvan, üks oluline asi, millesse esimese asjana sisse vaadata, on see, et milline on teie aastane tarbimisprofiil. Et see on esimene asi, mida kui te minuga ühendust võtate, ma küsin teilt vastu, et mis on teie tarbimine. Järgmisena ma küsin, et kus on teie maa-alad ja nende maa-alade lõikes me siis üritame kõigepealt leida lahenduse sellele, mis teil täna probleemiks on. Ja lisaks sellele me teeme ka selle osa, et mida teie maal tulevikus teha saab. Ja täna iga nii-öelda kvaliteetne arendaja teeb selle teile ise ära ilma selleta, et oleksite meiega sõlminud mingist lepingut, et ma tahaks teie käest raha saada, et ma tahaks teid kõigepealt öelda, et lähme notarisse ja siis ma teen. Et just nende väikelahenduste puhul on ikkagi üsna oluline see, et vaadata üle, mis maad teil on, mis seal üldse võimalik teha on ja kas te üldse tahate seal kuskil mujal midagi muud teha või mitte. Tavaline selline maaomaniku planeerimisharjutus.
Aga siin on toodud välja mõned komponendid, kuhu poole see mõte nagu täna liigub. Et päikseenergeetika kõrvale on väga kiiresti tulemas akutehnoloogiad, et kui akude üle tehti väga palju nalja, siis täna võib ikkagi öelda seda, et Ukrainas väga palju sõjaosast on võidetud akude abil, päiksepaneelide akude abil. Droone laetakse otse akudelt, on väga palju tulnud väikeakusi. Probleemi on pigem selles sektoris eskaleerumisega, et väga suuri akusi on väga keeruline saada. Et isegi kui sulle müüakse seda, siis ka akutööstuses on niimoodi, et tootebuklet on olemas, aga kui sa tahad hinda saada ja tarneaega, siis seda sulle ei öelda. Aga kui sa tahad osta niukest mõne kuni mõnesaja kilovatt-tunnist akut, siis seda on üsna lihtne saada täna osta ja te saate sellega 6 aja jooksul kätte. Ja siis muud temaatikad, mis on juba niisugune klassikaline temaatika, et kas liituda universaalteenusega, mida ma tegema peaksin, siis ma arvan, et kui te olete lõpuks selle plaani enda jaoks läbi töötanud, et mõne maa osale olete näiteks kellegile rendile andnud, et nad toodaksid seal ja panete lepingusse kirja, et palun andke mulle ka siis, kui te tahate siin minu maa peal toimetada, või te olete saanud ka fikseerida elektri hinda, et ma kindlasti soovitan alati elektri hinda, mõelge enda jaoks sisendhindade mõttes läbi, et millist elektri hinda ma kannatan ja kui suures proportsioonis ma seda kannatan ja siis sellel momendil fikseerida. Täna ei ole õige aeg elektrit fikseerida, et ei taha mina, et te fikseeriksite, sest elektri hinnad on kõrged ja te ei taha teie fikseerida seda järgmiseks 5 aastaks kõrgete elektri hindadega. Natuke lähen kordamisse, aga väga palju väga head materjali on täna internetis, küll inglise keeles kättesaadaval, on selles päikseenergiatööstuses ingliskeelne väljend, mida siis nagu guugeldad, on agri-solar. Ja Euroopas on väga palju erinevaid näiteid, kuidas oleks võimalik päikseparkidega ristkasutada. Ja kusjuures selle ristkasutust päikseparkidega on ka tulemas väga palju erinevaid toetusmeetmeid Euroopa Liidult just sellele, et kuidas maad kasutada samal ajal erinevatel otstarvetel. Et need toetused kindlasti ei hakka olema sellele, et te panete lihtsalt päiksepaneelid maha ja võtate mingi osa maa kasutusest üldse 100% välja, vaid just see, et kuidas näiteks karjapidamises, kuidas siis teatud liikide kasvatamise juures te saaksite seda territooriumi kasutada mõlemal otstarbel. Ja maa väärtuse kontekstis on siin hästi oluline öelda jah, et täna turuhinnad on pigem liikumas ikkagi veel ülesse ja tasub hoida kainet mõistust, et mõelge, vaadake sellesse asja sisse, saates tarbimisandmed, saates maa informatsiooni, te saate vähemalt endale tagasi soovituse, et kelle juurde minna, et oma tarbimist teha nagu paremaks ja teistpidi, kuidas oma maad nagu vähemalt siis energia vaatepunkti poolt nagu paremini planeerida. Kahjuks selle slaidi juttu ma rääkisin juba ette ära, aga ma et toon siin välja, et hiljaaegu on ka valminud eestikeelset materjali sellel teemal, et kindlasti soovitan sellega tutvuda ja seda lugeda, et see maailm on tõesti, et see muutub täna väga-väga kiiresti, et juba aastatagune informatsioon meie sektoris on vana informatsioon. Ja siis on tuuleenergeetika. Tuuleenergeetikaga, nagu ma alguses mainisin, tegemist on pikaajalise lahendusega ja ta on pikaajaline lahendus ühe konteksti pärast, et meie riigis on ikka tuuleenergeetikat uskumatult raske arendada. Et kui tuulik oleks arvutimängus ütleme niimoodi, et lõpuvaenlane vihkaks tuulikut või teda hävitaks tuulik kõige rohkem, siis ongi, et tundub täna, et näiteks lindudele, et ta on ainuke asi, mis tapab linde, ta on ainuke asi, mis tekitab müra, ta on ainuke asi, mis tekitab infraheli, ta on ainuke asi, mis segab radareid ja kusjuures nagu seda süüd tahetakse kõike temale peale panna. Kuigi ma tegelikult ütlen otse välja, et see nii ei ole. Ja tuulikute puhul on ainuke asi, mida ma nagu hoiatan ette, on see, et erinevad vallad on planeerimas täna oma neid territooriumitele tuuleenergia arendusalasi. Ja kui te tahate, et teie maad jääksid sinna sisse, siis tegelikult on õige aeg need kaardid üle vaadata.
Sest et kuidas need alad sinna tekkinud on natuke seotud sellega, kuidas näiteks Sunly-sugused ettevõtted on, kes maksavad kinni siis näiteks valdadele 3-poolsete lepingutega keskkonnamõju hindamise analüüsi, sest valdadel endal raha pole. Nad kannavad vallale raha üle, et ta saaks siis maksta oma teenuse pakkujale. Et seal need diskussioonid, et kus kohas on huvitatud alad, need ei ole nagu, need lähtuvad ka natuke arendajate sisenditest. Ja tasub olla ettevaatlik, et teie maid, mis tegelikult võiksid olla sees, jäävad välja ja kui tuules nad tegelikult jäävad välja, siis ka kaob see kõige suurem väärtus teie alalt ära. Nii et tuuleenergeetikas ma kutsun üles, olge lihtsalt tähelepanelikud, täna on õige aeg, kõik vallad arendavad, kui teile pole see uudis isegi jõudnud teieni, siis kindlasti vallas juba teatakse, tasub küsida ja tasub vaadata, kus need alad on ja küsida alati, miks need alad seal on, kus nad on. See vastus ei pruugi olla alati see, mida te arvate. See on sellepärast, et keegi on huvi nendel aladele üles näidanud ja kuna teie ei näidanud, siis keegi neid alase sinna ka ei lisanud. Siin taustale panin jooksma lihtsalt sellise video, et kuidas siis planeerimine Eesti Vabariigis nagu toimib, et siin on näha meie olulised nagu töökomponendid lihtsalt natuke aeglasemalt läbi käidud, et kuidas see maailm nagu teatud kontekstides toimib. Et siia on peale pandud erinevad piirangualad. Me võtsime siin ka jälle ühe enda nii-öelda Pärnu lähedase tuulepargi projekti ja täna on mõned asjad on ikkagi täiesti uskumatud on see, et kuidas meil üldse keskselt Eesti riigis planeeritakse. Ja üks asi, mis seal tuleb välja on see, et kui me paneme Eesti riigile kõik kaardikihid peale, mis on siis need inimeste tänased huvid, siis tuleb välja, et me oleme ära kasutanud kogu Eesti Vabariigi territooriumi ja kuhugi tuulikuid ei saagi panna. Ja see negatiivne sõnum kogu sellest asjast nagu jääb. Aga tegelikult on sellel asjal üks lihtne põhjendus. Jällegi, Tallinnas keskselt on otsustatud, et igal asjal ümber on raadius. On tuulikul müraraadius, on linnupesal, igal liigil on teatud raadius. Mustal Toonekurral on 2 kilomeetrit, diameetriga siis 4 kilomeetrit, võtab ära päris palju territooriumi. Ja kui kõikidele liikidele niimoodi raadiused peale panna, siis Tallinnast vaadates jääb tõesti selline arusaam, et mitte kuhugi ei ole võimalik enam teha ja Eesti ongi valmis. Aga tegelikult see nii ei ole. Tegelikult kui minna päriselt kohale inimestega suhelda, tegelikult ornitoloogidega suhelda, siis pilt on hoopis teistsugune. Ja täna on tõesti nii, et kõik vallad planeerivad, mõned vallad on ees ja kusjuures see on huvitav on see, et esimest korda teatud valdades me näeme ka seda, kuidas need inimesed, kes tahavad, et tuleks taastuvenergeetika nende alale, nad tegelikult ka seda nii-öelda oma valda nagu premeerivad. Mina olen taastuvenergiat arendanud Eesti riigis väga pikalt ja enamasti on nendel koosolekutel, avalikel aruteludel kohal need inimesed, kellel on aega, kellel ei ole mitte midagi teha ja kellel on positiivne soov, et need tuulikud kunagi sinna ei tuleks. Ehk siis, kui mina käin avalikul arutelul, siis ma palun, et teie, kui te olete maaomanikud siis, ja teil on tegelikult päris huvi, siis leidke see aeg, sest et see on teie maa, teie väärtus, teie raha täpselt samamoodi. Ja tulge kohale ja öelge, et te tegelikult ka kas tahate või te olete neutraalselt positiivne, sest et hetkel kommunikeerivad ainult need, kes on kõigi ja kõige vastu. Natukene ka innovatsioonist anda praktilist sisendit. Meie sektoris ja teie sektoris on väga palju ühist. Selle asja definitsioon on hajaenergeetika. Ma olen isiklikult arendanud 2 biogaasijaama Vinni ja Oisu ja me oleme väga palju varasemalt põllumeestega koostööd teinud ja just seda usku viinud kohale, et need uued tehnoloogiad on selleks, et nad nagu ka aitavad kaasa. Aga ma tahan siin nagu hästi palju, et energeetikas on üks termin, eesti keelde pole seda üle võetud, aga see on põhimõtteliselt nagu eesti keeles see on tehnoloogia, mida pole olemas mitte kuskil mujal kui ainult paberil. Ja väga palju tehnoloogiat, millest täna räägitakse, mis on paberil, on vesinik ja uue nii-öelda tüübiga tuumajaamad.
mida mitte keegi kunagi varem kuskile pole veel maa peale sellises koguses, nagu on plaanitud teha. Ja sellepärast ma tahtsin tuua siia välja pildi, kus kohas on välja toodud erinevad uued tehnoloogiad, mis on tegelikult on nii kaugel, et arvatavasti kuskil 6 kuu kuni aasta jooksul nad on jõudmas Eesti nii-öelda klientideni, kui nad sooviksid neid osta. Et üks asi on see, et vilja kuivatamine ja päike sobib väga hästi kokku. Biogaasi tootmises on ka soe, mis jääb üle, mida saab kuivatamises kasutada. Siis on ka auru tootmine, tehnoloogias on toimunud ikka väga palju edasiminekud, et kui päikseenergeetikas on jääkelektrit tekib väga palju, siis on võimalik elektrikateldega toota auru ja lisaks on see komponent, et ka soojuspumpade keskmised temperatuurid on läinud üles. Elektrisoojuspunbad, maasoojuspunbad, nende võimekus teha 1 kilovatt-tunnist elektrienergiast on jõudnud täna sellele tasemele, et nad teevad seal sooja kilovatt-tunde vastu kuskil 4 ja see läheb juba üle 4 taseme. Et need asjad, mida me oleme hajaenergeetikas nagu tegelikult tehnoloogias saavutanud ja mis võiksid tulla siia, et lahendada ka kõikide teiste inimeste probleeme, need on tegelikult ka olemas. Ja kusjuures põllumeestel on üks teine jälle kogukondlik võimalus teha tulevikus äri, väetise tootmine. Et kui kõik teised räägivad, et teeme vesiniku ja paneme vesiniku autosse ja sõidame sellega kaugele, siis eksperdina ma võin öelda, et suure tõenäosusega ikkagi akud jõuavad enne autodesse ja siis kunagi mõnekümne aasta pärast vesinik. Sellepärast, et just väetise tootmisel, ammoniaagi tootmisel on tegelikult toimumas innovatsioon, kus tulevad turule aina rohkem selliseid väikseid lahendusi, nagu tulid 10 aastat tagasi biogaasi tootmises, et sai teha väiksemaid elektri koostootmisjaamu digestaatide kõrvale. Ja siin on täpselt samamoodi tekkimas selline tehnoloogia, et tegelikult kui Eesti põllumehed koonduksid, siis nendel oleks võimalik toota väetisi ja kusjuures ka selle investeeringu tegemiseks ja kui selline energia Eestis tekiks, oleks võimalik saada väga suuri Euroopa toetusi. Aga ma rohkematel slaididel ei peatu, ma lasen nad kiiresti läbi. See on see, mida me oleme täna teinud energeetikas. See on see, millega tehnoloogia poolega, millesse meie usume, millega meie täna igapäevaselt tegeleme. Ja ma kutsungi üles, teen ka siis reklaami, et siis kui keegi teiega kontakti võtab või teile tundub, et täna on see õige aeg, siis palun võtke meiega ühendust. Ja täna me juba teeme väga paljude maaomanikega koostööd Eestis ja meil on juba täna väga märkimisväärne kogus inimesi, kes iga päev aitavad seda, et need taastuvenergia projektid tuleksid ja nad lõpuks ka valmis ehitatud saaksid ja Eestis oleks parem elada. Aitäh!